Tere! Tahan jagada mõningaid mõtteid inimeste juhtimise tähtsusest läbipõlemise ennetamisel. Tänapäeva kiires ja nõudlikus töökeskkonnas on läbipõlemine muutunud valdavaks probleemiks. Inimeste juhina on ülioluline seada esikohale oma meeskonna liikmete heaolu ja luua toetav kultuur, mis ennetab läbipõlemist. Läbipõlemise märke varakult ära tundes ja nendega tegeledes saad aidata oma meeskonna säilitada tervisliku töö ja eraelu tasakaalu. Julgusta avatud suhtlemist ja suhtle regulaarselt oma meeskonna iga liikmega, et mõista tema töökoormust, stressitaset ja isiklikke väljakutseid. Paindlikkuse ja autonoomia pakkumine võib läbipõlemise ärahoidmisele palju kaasa aidata. Luba oma meeskonna liikmetel oma ajakavasid kontrollida, anna neile võimalus teha oma tööga seotud otsuseid. See soodastab omaniku tunnet ja vähendab riski tunda end oma rollis ülekoormatuna või lõksus. Töö ja eraelu kokkusobitamise toetamine on inimeste juhtimise teine oluline aspekt. Julgusta oma töötajaid seadma esikohale enesega tegelemist, isiklikke huve ja kvaliteetaega oma lähedastega. Edenda kultuuri, kus puhkepausi ja puhkuse võtmist julgustatakse ja väärtustatakse. Edenda positiivset ja kaasavat töökeskkonda, julgusta meeskonna liikmeid omavahelist koostööd ja tunnustust. Taga, et töökoormus oleks õiglaselt jaotatud ja et inimestel oleks oma ülesannete tõhusaks täitmiseks vajalikud ressursid. Investeeri professionaalsesse arengusse ja kasvuvõimalustesse. Koolituse, juhendamise ja oskuste arendamise algatuste pakkumine mitte ainult ei suurenda meeskonna liikmete võimeid, vaid näitab, et hindad nende pikaajalist edu ja heaolu. Pea meeles, et tõhus inimeste juhtimine hõlmab ennetavaid meetmeid läbipõlemise vältimiseks. Seades esikohale oma meeskonna vaimse ja emotsionaalse heaolu, lood keskkonna, kus nad saavad areneda, olla rohkem kaasatud ja saavutada jätkusuutlikku edu. Seega märka, mis sul meeskonnas toimub.